kui sa enda nagu mingisugust filosoofiat hetkel üldse selgitad või selgitaksid või mõtestad, on ju, et milline su nagu otsuse protseduur nagu on üldse, et kuidas sa otsustad, on ju, ja ma tean, et sul on nagu nii pikk karjäär juba seal taga ka tegelikult, et see on nagu meeletult kindlasti muutunud ja siin on nagu huvitavad olukordi, mille kohta ma tegelikult tahan alati küsida veel lisaks ja mõnda lugu ma tahan, et sa räägiksid uuesti, mida ma juba tean, mis on ägedad lood ja tahaks küsida mõnda täpsustust võib-olla nende kohta. Aga kui sa praegu nagu ütleksid, et milline sul hetkel, kuidas sa hetkel selgitaksid kellegile oma, ma ei tea, mingit juhtimisloogikat, mismoodi sa juhid või mis on sinu otsuse protseduur või otsuse protsess? No minu jaoks on selline, on nagu selline vihmavari või selline mingisugune väga mentaalne nagu juhtimiskuppel ja olgu öeldud, juhtimine on valik, mina ei ammugi pretendeeri, et sellele, et see on ainuõige, aga see on lihtsalt minu valik, lugenud palju raamatuid, kogenud, inimesi jälginud, õppinud, viimane kõige parem juhtimisõpikoht oli tegelikult seesama poolaastane käik sinu tiimis, on, et kus ma sain tegelikult ikkagi üsna palju tööriistu juurde, ma nimetan neid tööriistadeks, et see minu juhtimisfilosoofia on sama, on siin mingi 15 aastat, ma arvan, on selline väärtustepõhine mõtteviis, see on selline avatus, siis hästi palju seda inimlikkust, et kui on olukord, kus on aparaat, riik, ma ei tea, üksus, bürokraatia, ma ei tea, käskiri, määrus, seadus versus inimene, siis otsustada alati inimese kasuks ja mul on üks hästi hea näide alles siin viimase 2-3 kuu jooksul nagu just nagu olnud sellises käekatsutavas olukord on olnud käekatsutav, kus on see ma arvan, tootnud ikkagi tagasi, kus süsteemi küüsi jäänud inimest on võimalik päästa läbi selle, et sa võtadki seda sammu tagasi, mõtled korraks, kutsutage sinna teekonnale kaasa, teed nagu nulli olukorra, hakkame uuesti mõtlema, mõtestame lahti, mis sa teed, miks sa siin oled ja nii edasi. Et jah, inimlikkus ja kindlasti ka see tarkus ja tarkus ei tähenda seda, et sa oled matemaatikas tubli või emakeel on kõige parem või inglise keel on see üks ja kõik muud asjad, vaid tarkus on tegelikult ka elutarkus. Ja tarkus on ka see, et öelda, ma ei oska seda. Aga ja küsida, et kes oskab käsi püsti või kuidas sa mind aidata saad. Nii et see on selline katuspõhimõte, mis on mind ikka nagu hoidnud ja näiteks hoidnud ka püsti siis, kui meil siin oli, ma ei tea, 3-4 aastat rasked ajad. Kõik need sellised enda rutiinid on ju, et inimlikkus, mis tähendab ka enda hoidmist ja asjade läbimõtlemist ja mõistmist ja nii edasi. Ja juurde ikkagi mulle hästi meeldib see printsiip, et suhted, et mulle meeldib suhted, ma ei ole isegi võib-olla ülisuur suhtleja vabal ajal, aga mulle meeldib kindlad suhted ja näha ikkagi suhete ehitamise protsessi, et see ei pea olema mingi ninnu-nännu ja muu asi, vaid ikkagi, et loo suhteid, hoia nagu inimesi lähedal, tunne neid, too enda kõrvale targemaid inimesi, siis kindlasti selline, millega inimesed alati kimpus on see aeg, mille külge tuleb ehitada prioritiseerimist, et mõtle läbi, mis sa teed, samad millega alustasin. Jah, millega sa alustasid, et mida sa saad ise mõjutada, mida saad kiiresti oskad teha, anna minna. Prioriteet, suur mõju, keegi teine oskab, anna minna, aga delegeeri ära. Ja ma ei osanud seda varem isegi sõnastada, aga siis kui ma arvan, käisime Vilsandil suga vist esimest korda ühte tiimi tegemas, et siis ma sain tükk aega mõelda, ma olin seal nagu õpipoiss ja nagu vait palju, ja siis ma mäletan seda alandlikkuse vaatenurka, et algul ma ehmatasin nagu vähe laua alla, et mis kurat asi see. Aga tegelikult see oli minu sees olemas, aga siis ma tundsin ära, ma oskan seda sõnastada, see on nagu ülihea leid minu nagu selline viimase aasta jaoks, mis näitab taaskord, miks tuleb nagu rõõmus olla. Et ma olen täna 51, aga ma õpin iseennast, õpin võtma tööriista kohvrist tööriistu, et võib-olla enne olid ainult näpitsad, nüüd on seal natuke peenemad tangid, on, et need on need, millest ma kinni hoian. Need on need, millest ma kogu aeg räägin
räägin oksendamiseni, et proovin ikkagi siduda ka asju, et oma otsuseid alati, et kui me nüüd siin otsustame, et siis millega see seotud on, et ja kuidas me jõuame selleni, mis asi on see tööriist, et kas see on suhete loomine, kas see on prioriseerimine, kas see on ikkagi nagu selle sama elu, et mõista, et elu teeb korrektuurid, et kui sa ise ei tee, et noh, väga palju asju veel, aga need on nagu sellised 3+3 minu jaoks. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata, ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutuge robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te kõik otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vot, see ongi minu sõnum. Edu teile!